Tere tulemast tagasi Maita Mentori kanalina ja täna me lahendame 2021 aasta põhikooli lõpueksamit. Vaatame, mis see eksam meile toob, lahendame, loodan, et tuleb teile kasuks eksamiks valmistumisel. Kindlasti jätke videole like ja kommenteerige, kui teile see meeldis ning tellige Maita Mentori kanalit. Lisaks on veel meil sõbraga käimas huvitav projekt, nii et ma lisan selle video lingi siia alla descriptionisse. Aga egas midagi, nautige videot. Ja alustame esimese ülesandega. Lihtsusta avaldised, meil on antud siis avaldis A ja avaldis B ja me peame need lihtsustama. Kõigepealt teeme A, mulle meeldib teha neid eraldi, sest siis on natukene lihtsam nendega ümber käia. Meil on A on siis selline ja see on korrutatud A jagatud 3AB pluss 3B ruut. Nii, mis me siin teha saame? Me märkame, et siin on selline valem. Siin on lihtsalt hästi oluline vaadata ja otsida, et kas te näete mingeid valemeid kuskil peidus ja nii edasi ja nii edasi. Sest tihti peale siin, suhteliselt kavalalt on sisse ära peidetud. Mis me siin saame kohe teha on, et A-d saame välja taandada. Nii, ja kirjutame siis välja. A miinus B, kasutades valemit on ju, A pluss B. Ja kuna me A taandasime välja, siis siia A-d enam ei jää. Jagatud, nii, meil on 2A korrutatud. Nii, me saame siit tuua 3 sulgude ette ja B sulgude ette, nagu te näete. 3B sulgudes A pluss B. Siin on nüüd hästi lihtne, et A pluss B taanduvad meil kohe välja. Meil jääb üles A miinus B ja alla meil jääb 2 korda 3 on 6 ehk 6AB. Ja sellega on meil A lihtsustatud. Vaatame nüüd, kuidas me B saame lihtsustada. 0,5 sulgudes AB astmel 3 ruudus jagatud 3A kuup B astmel 6. Nii, ja nüüd me peame teadma, kuidas me astmetega ümber käime. Kui me võtame astmesse, siis me korrutame need. Ehk näiteks, kui meil on AB kuubis ruudus, siis me saame selle astme lükata siia ja kui me korrutame läbi, siis saame siia. Ehk A aste alguses on 1, 2 korda 1 on A ruudus ja B astmel 3, 3 korda 2 on 6, B astmel 6. Nii, meil siia jääb üles 0,5, A ruut, B astmel 6 ja siia alla jääb 3, A astmel 3, B astmel 6. B astmel 6 meil taanduvad ilusti siit täiesti välja. Nii, A ruudus jääb siia ja alla jääb A. Nüüd on veel ainult 0,5 jagatud 3-ga, aga kui me näiteks kirjutaksime välja, et see on 1 kahendik, üles meil ei olegi midagi, siis alla jääb 3A, me viime selle 2 siia joone alla ja me saame, et see on 1 jagatud 6A. Nii, ja sellega on meil A ja B lihtsustatud. Kirjutan nüüd siia välja ka, A võrdub A miinus B jagatud 6AB, B võrdub 1 jagatud 6A. Alaülesanne 2. Meil on vaja leida avaldiste A ja B summa. A ja B on meil lihtsustatud, arutame välja summa. Nii, A pluss B tuleb ka hoolikas olla, et ei võtaks korrutist, sest tihti nad küsivad siin korrutist, aga seekord nad küsivad meil summat. Ehk meil on A miinus B jagatud 6AB pluss 1 jagatud 6A. Nii me peame paremapoolse ehk B nimetaja korrutama B-ga läbi, et saada need samale nimetajale. Ehk siia jääb alla 6AB. Üles jääb meil A miinus B, sest see korrutada 1-ga läbi. Ja siis pluss B. B taanduvad veel välja. Meil jääb A jagatud 6AB ja A taanduvad välja. Nii et meil jääb 1 jagatud 6B. Ja see on nende summa. Ülesanne 2. Perekond Tamm soovib osta korteri, mille müügihind on 56 000 eurot. Perel ei ole võimalik korterit kohe välja osta ja korteri ostu eest tasumiseks on neil 2 varianti. Variant A. Maksta kohe 10 000 eurot ja seejärel 10 aasta jooksul järelmaksuna iga kuu 450 eurot. Variant B. Maksta igakuisete võrdsete maksetena 15 aasta jooksul kokku 72 000 eurot. Pere otsustas selle variandi kasuks, mille korral oli korteri lõpphind väiksem.
nii väga aktuaalne ülesanne siin, kuigi korteri hinnad aina tõusevad. Vaatame, mis variandi pere valis. Selleks arvutame välja, siis me teame, et variant B, kohe näeme ära, maksab 72 000 eurot on lõpphind. Aga nüüd ongi küsitud, et mis meil A on. A on siis 10 000, mis on siis see kohe sissemakse korterile. Panen siia eurot ka. Ja 10 000 ja 10 aasta jooksul iga kuu 450 eurot, ehk meil on 10 aastat, aastas on 12 kuud ja 450 eurot. Nii, võtame kalkulaatori kätte ja arvutame, mis see teeb. See teeb siis 64 000 eurot. Ja me näeme, et B on kallim kui A, ehk perekond valis A. Kirjutage see muidugi vastusena sõnadega välja. Ma siin ei hakka seda tegema. Aga niimoodi on meil esimene alaülesanne lahendatud. Ma panen selle A hinna siia kõrvale ka, sest meil läheb seda veel vaja. Nii, alaülesanne 2. Kui suured on igakuised maksed variandi B korral? Nii, igakuised maksed on 72 000 jagatud siis 15 aastat korrutatud 12 kuuga. Ehk see on siis 72 000 jagatud 180. Nii, ja mis see meil teeb? Arvutame kalkulaatoriga ära. See teeb 400 eurot. Ja see on alaülesande B lõppvastus. Nii, alaülesanne number 3. Mitu protsenti moodustab korteri müügihind korteri lõpphinnast variandi A korral? Nii, müügihind oli siis 56 000 eurot. Lõpphind variandil A oli 64 000 eurot. Meil on küsitud protsenti, teeme korda 100% ja vaatame, mis see teeb. Nii, me saame, et see on 87,5% täpselt. Nii, ja sellega on alaülesanne 3 lahendatud. Ja lõpuks alaülesanne 4. Mitme protsendi võrra on korteri lõpphind variandi B korral suurem kui variandi A korral? Nii, ja siin me teeme arvutuse, kus me võtame lõpphinna variandi B korral jagatud lõpphind variandi A korral. Et kui me võtame, et A on siis nagu 100%, siis niimoodi me saame arvutada välja, et palju siis see B moodustab. Korrutame 100%-ga ja nii, mis see teeb meil? Meil teeb see 112,5%. Nii, et arvutada, et mitme protsendi võrra on suurem, mis me teeme, et 112,5 miinus 100 võrdub 12,5%. Ja see ongi lõppvastus. Meil on kõik number 2 ülesanne lahendatud. Ülesanne number 3. Kohviku põrandada saab jaotada 2 osaks, täisnurkseks trapetsiks ja poolringiks. Trapetsi alused on 9 meetrit ja 13,5 meetrit. Märgime siis ära, see on lühem, see on 9 ja see on 13,5. Et trapetsi alused, siis te peate teadma, mis see termin tähendab. Ning lühem haar on 6 meetrit. See haar on lühem siin. Kohviku põrand vajab uuendamist ning selleks on vaja teada selle ümbermõõtu ja pindala. Arvuta kohviku põranda ümbermõõt täpsusega 1 meeter ja pindala täpsusega 1 ruutmeeter. Nii, mis me siin tegema peame? Me saame siit ilusti jaotada selle trapetsi siis ristkülikuks ja kolmnurgaks. Ja see kolmnurk on täisnurkne, sest et kõrgus on põhjaga täisnurga all. Nii, selle kõrgus on samuti 6, nagu me näeme vasakult poolt. Siis see väikene osa, mis siia alla jääb, on meil 13,5 miinus 9, nii et see siia tuleb 4,5 on see väiksem külg. Mis meil on vaja siis ümbermõõdu arvutamiseks? Teeme selle enne. Meil on vaja seda külge, ehk siis selle just moodustunud täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi. Selleks kasutame Pythagorase teoreemi, kus ma siis kirjutan, et hüpotenuus võrdub kaatet 1 ruudus pluss kaatet 2 ruudus. Ja kui me tahame hüpotenuusi, siis me võtame ruutjuure A ruut pluss B ruut. Ja teeme siin täpselt samamoodi. Me tahame hüpotenuusi, ma tähistan selle C-ga, ja selleks meil on vaja teha 6 ruudus pluss 4,5 ruudus. Arvutame selle kalkulaatoriga, mis see teeb? Kalkulaator annab, et see on 7,5, ma panen siia sulgudes meetrit. Nii, tähistan selle ka joonisele. Nii, ümbermõõdu arvutamine. Me teame ristküliku külgi, me teame
hüpotenuusi, nüüd on vaja ringjoone, poolringjoone pikkus. Ehk ringjoone pikkus on kui pi korrutatud siis, ehk ringjoone pikkus on, kui me korrutame pi korrutatud diameetriga. Tähistame diameeter D-ga siin. Aga nüüd on meil, ma panen siia C1 kahendik võrdub siis 1 kahendik pi korda diameeter. Sest meil on ainult pool ringjoont siin. Ja mis meil diameeter siin on, see on 6. Ehk meil siia jääb 3 piid, on selle pool ringjoone ümbermõõt. Ehk kogu ümbermõõt on 3 pi, nii pluss 9, pluss siis hüpotenuus, pluss 13,5. Nii, vaatame, mis meil teeb 9 pluss 7,5 pluss 13,5. Ehk meil siin on 3 pi pluss 30. Nii, ja arvutame nüüd, mis see teeb kalkulaatoriga. Me saame, et see on 39,424. Aga meil on öeldud ümarda 1 meetri täpsusega. Me saame, et see on 39 meetrit, sest kui meil on 0,4, siis me ümardame 0,4 või väiksem, siis me ümardame allapoole, kui meil on 0,5 või suurem, siis me ümardame üles. Nii, ümbermõõt teada. Panen siia üles, P võrdub 39. Nii, ja arvutame nüüd selle kujundi pindala. Nii, meil on pool ringi ehk S pool ring võrdub siis tavaringjoonel oleks meil pi korda raadius ruudus, aga kuna meil on pool, siis me veel korrutame selle 1 kahendikuga läbi. Raadius meil on 3, kindlasti mitte sassi ajada diameetriga, mis on 6, ehk meil tuleb siia pi, 3 ruudus on 9 korrutatud 1 kahendikuga või siis 4,5 piid. Nii ma võtan nüüd S ristkülik. Ristküliku pindala on 9 korda 6 võrdub 54. Ma panen siia juurde ka, et ühik oleks olemas ka vahearvutustel. Ja lõpuks kolmnurk, mille arvutame siis 6 korda 4,5 jagatud 2-ga, sest meil kolmnurga pindala valem on alus korda kõrgus jagatud 2-ga, aga kui meil on tegemist täisnurkse kolmnurgaga, siis on kaatet korda kaatet jagatud 2-ga, sest et teine kaatet käitubki nagu kõrgusena põhimõtteliselt. Nii, ja me saame siin, et see on 13,5 ruutmeetrit. Nii, ja siis meil täispindala on siis 4,5 pi 54 pluss 13,5 ja vaatame, mis see kokku teeb. Ma kalkulaatorit loen 81,637, vaatame siis, me peame ümardama täpsusega 1 ruutmeeter ehk ühelisteni, 81,6, ümardame üles, me saame, et see on ligikaudu 82 ruutmeetrit. Ja sellega on meil see ülesanne lahendatud. Ülesanne 4. Kalev ja Malle ostsid peosaali kaunistamiseks siniseid ja valgeid õhupalle. Üks sinine õhupall maksis 35 senti ja üks valge õhupall maksis 30 senti. Kalev ostis 35 sinist ja 35 valget õhupalli. Malle ostis 20 õhupalli ja maksis kokku 6 eurot ja 25 senti. Kui palju maksis Kalev õhupallide eest? Nii, alaülesanne 1. Kalev siis ostis nii 35 sinist, nii ma märgin siia üles sinine on 0,35 eurot, kuna meil on päris palju neid, siis ma panen eurodes, teeb pärast elu lihtsamaks. Ja siis valge maksab 0,3 eurot. Nii, kui palju maksis Kalev? Kalev siis ostis 35 sinist ehk 35 korda 0,35 pluss 35 valget, 35 korda 0,3. Vaatame, mis see kokku teeb. See teeb 22,75 eurot. Alaülesanne 1 on lahendatud. Mitu valget ja mitu sinist õhupalli ostis Malle? Nii, Malle ostis 20 õhupalli ja maksis kokku 6 eurot ja 25 senti. Nii, tähistame, et siis sinine õhupall on X ja valge õhupall on Y. Me teame, et X pluss Y ehk õhupalle kokku on 20. Ja me teame, et X korda 0,35
pluss y korda 0,3 võrdub 6,25. Ja me saame siit võrrandsüsteemi. Alumine toimib siis sellepärast, et kui meil on x õhupalli hinnaga 35 ja y õhupalli hinnaga 0,3, siis me saame, et kokku on 6,25. Tekib võrrandsüsteem. Siit on meil kõige lihtsam kirjutada x välja. X võrdub 20 miinus y. Ja asetame siis x alumisse võrrandisse. Nii, meil on siis 20 miinus y korrutatud 0,35 pluss 0,3 y-t võrdub 6,25. Nii, 20 korda 0,35 on 7, ehk 7 miinus 0,35 y-t pluss 0,3 y-t võrdub 6,25. Nii viime y-id ühele poole, x-id ülejäänud kõik teisele poole. Saame, et siin on miinus 0,05 y-id võrdub miinus 0,75. Ja kui me korrutame siis miinus 1-ga läbi, sest et me tahame ikkagi ilusal kujul, me saame, et see on 0,05 y-id võrdub 0,75. Ja nüüd me jagame 0,05-ga läbi. Ja me saame, et y võrdub 15. Kui me lähme siia algusesse tagasi, me saame, et x võrdub 20 miinus y ehk x võrdub 20 miinus 15 võrdub 5. Ehk meie vastus on 5 sinist, 15 valget. Alati võib kontrolli teha, aga siit te juba näete, et 5 pluss 15 on 20 ja kui te arvutaksite läbi näiteks, et panete x esialgsesse võrrandisse 5 korda 0,35 on 1,75 ja 15 korda 0,3 on 4,5 ja kokku tulebki 6,25. Ja kolmas. Malle ja Kalev panid kõik ostetud õhupallid karpi. Palle hakati sealt puhumiseks välja võtma juhuslikus järjekorras. Kui suur oli tõenäosus, et esimene karbist võetud õhupall oli sinist värvi? Nii, ma märgin siin ära, Kalle on 35 sinist, 35 valget. Malle ostis meil 5 sinist, 15 valget. Kokku on meil siis 40 sinist ja 50 valget. Mis siis omakorda on 90 palli. Nii, kui suur oli tõenäosus, et esimene karbist võetud õhupall oli sinist värvi? Tõenäosus siis oli. Meil on siniseid õhupalle 40 ja kokku õhupalle 90. Siis me saame, et tõenäosus on 4/9. Ja see ongi lõppvastus. Nii, ja ülesanne 5. Lahenda võrrand. Meil on siis 2x pluss 1 ruudus võrdub 7x pluss 2. Siin me näeme valemit, kus a pluss b ruudus võrdub a ruut pluss 2ab pluss b ruut. Peate seda valemit teadma. Nii, ja kirjutamegi siis välja nüüd sellel teisel kujul. Me saame, et a ruut on 4x ruut pluss 2 korda a korda b on 4x ja b ruut on 1 võrdub 7x pluss 2. Nii, viime nüüd kõik vasakule poole. Me saame, et see on 4x ruut pluss 4x, nii, miinus 7x pluss 1 miinus 2 võrdub 0. Meil jääb alles 4x ruut miinus 3x miinus 1 võrdub 0. Ja nüüd me peame lahendama ruutvõrrandi. Ruutvõrrandi lahendid on siis vastavalt sellele valemile, mis ma siin kirjutan. Ja kui me kasutamegi seda valemit, siis vaatame, mis me saame. x1,2 võrdub siis miinus b on 3 pluss miinus ruut juur, siis b ruudus on 9. Nii, miinus 4ac. 4ac on 16, aga miinusmärk ka, siis miinus 16, miinus on pluss 16. Jagatud 2a, hästi oluline, see 2 läheb tihti peale meelest, eriti kui me oleme harjunud, et x ruudu ees on 1.
aga siin on meil 4, nii et 2A-d hästi oluline. 8, 2 korda 4, võrdub, ma siin ei kirjuta välja, ma näen ära, et ruutjuure all on 25, ehk ruutjuur 25 on 5, jagatud 8-ga. Ehk x1 on meil 3 pluss 5 jagatud 8, võrdub 8 kaheksandikku, võrdub 1, ja x2 on meil 3 miinus 5 jagatud 8, võrdub miinus 2 kaheksandikku, võrdub miinus 1 neljandik, võrdub miinus 0,25. Ja sellega on meil võrrand lahendatud. Alaülesanne number 2. Lahenda võrrandsüsteem. Võrrandsüsteem. 2x pluss 1 võrdub y miinus 3, 1 kolmandik x pluss 2 võrdub 1 viiendik y miinus 3. Nii, kuidas mulle meeldib teha on, näiteks kirjutame siit y välja, et y võrdub 2x pluss 1 pluss 3 võrdub 2x pluss 4. Ja asendame siia teise võrrandisse 1 kolmandik x pluss 2 võrdub siis 1 viiendik. Ja nüüd asetame meie y siia sisse. 2x pluss 4 miinus 3. Siin võib teha ka liitmisvõtteid, mida iganes te tahate, aga minu meelest asendusvõtte nii on kõige lihtsam. Võib-olla jah, numbrid ei tule just ideaalsed, aga saate lahendatud alati. 1 kolmandik x pluss 2 võrdub 2 viiendikku x pluss 4 viiendikku miinus 3. Viime x-id kõik ühele poole. Me saame, et 1 kolmandik x miinus 2 viiendikku x võrdub siis 4 viiendik miinus 3 miinus 2. Nii, sama alus x-idel siis oleks 15. Kirjutamegi siis, ma kirjutan siia kohe välja 15, ehk me peame selle korrutama siis 5-ga, selle korrutama 3-ga. Me saame, et see on 5 miinus 6 x-i võrdub siis, 4 viiendik on 0,8, ehk see on 0,8 miinus 5. Ja siin me saame, et see on 1 15 miinus siis 1 15 x võrdub miinus 4,2. Ja jagame nüüd selle miinus 1 15 läbi, me saame, et siia jääb x ja vaatame, mis siia kõrvale jääb, võrdub 63. Jätame selle meelde, lähme algvõrrandi juurde tagasi, y võrdub siis 2 korda 63 pluss 1 pluss 3. 63 korda 2 on meil siis 126 pluss 4 on 130. Ehk x on 63 ja y on 130. Lahendeid ei ole vaja kontrollida, siin ma seda ei tee ka praegu, just et ma olen natuke laisk, aga eksamil kindlasti tehke see läbi. Saate kontrollida, et kas teie vastus töötab. Kui teil kõik numbrid töötavad, väga hästi, saate makspunktid. Kui ei tööta, aeg uuesti tegutseda selle kallal. Ja sellega on meil lahendatud. Oleme taas jõudnud valikülesanneteni, nii et siin te võite jälle valida, kas te teete 6. või 7. Lineaarfunktsiooni y võrdub 3 miinus x graafik lõikab x telgepunktis A, y telgepunktis B. Joonesta antud koordinaattasandile selle lineaarfunktsiooni graafik ja märgi joonisele punktid A ja B. Eksami paberil teil on see ette antud, aga minul on siin siukene. Nii, y võrdub 3 miinus x. Nii, kui x võrdub 0, siis y võrdub 3. Ja kui y võrdub 0, siis x peab võrduma 3. Et 2 punktiga tegelikult saame selle juba arvutada. See joon siis tuleb midagi sellist. Nii et x telge lõikab punktis A, ehk punkt on meil 3, 0. Ja y telge punktis B, 0, 3. Seda te võite, peate teadma graafiku omadusi, aga te võite ka lihtsalt hakata proovima, et panete x võrdub 1, mis võrdub y. Ja niimoodi, kui teil on 2 punkti, siis lineaarfunktsiooni puhul saate joonestada graafiku juba ära. Alaülesanne number 2. Arvuta ruutfunktsiooni 0 kohad ja parabooli haripunkt H koordinaadid. Joonesta samale koordinaattasandile selle ruutfunktsiooni graafik ja märgi joonisele punkt H.
nii, meil on, paneme ruutfunktsiooni võrduma nulliga, et leida nullkohad. Ja kasutame valemit, mida kasutasime ka eelmises ülesandes. Ehk nullkohad leiame, kui meil on miinus b on 4 pluss miinus b ruudus on 16, miinus 4ab on siin 12, jagatud 2-ga. 2a siis, 2 korda 1. Nii, ma näen jälle ära, et ruutjuure all on 4, ehk meil läheb siia 2 jagatud 2-ga. Ehk esimene nullkoht on meil 4 pluss 2 jagatud 2-ga võrdub 3, ehk 6 kahendikku. Ja x2 on 4 miinus 2 jagatud 2-ga. Ehk on 2 kahendikku on 1. Nii et meil nullkohad on 3 ja 1. Nii, ja nüüd kuidas leida haripunkt? X haripunkti jaoks on meil alati sükene tore valem. Miinus b jagatud 2a. See on kõige lihtsam viis, aga te saate ka nullkohtade abil. Kohe näitan, kuidas. X haripunkt on siis miinus b jagatud 2a. Meil siin b on 4, miinus 4. Miinus b on siis 4 jagatud 2a, a on 1, 2-ga võrdub 2. Aga samamoodi te saate, kui te leiate x1 pluss x2 jagatud 2-ga. Ehk 3 pluss 1 jagatud 2-ga võrdub 2. Niimoodi, ehk siis see on 0 kohtade keskmine ala. Ehk 0 kohtade keskpunkt. Niimoodi saate x haripunkti, aga y haripunkti saamiseks tuleb siis algsesse võrrandisse ehk siia asetada see x sisse. Ehk meil on y haripunkt, kui on x ruudus on siis 2 ruudus, miinus 4x on 4 korda 2 pluss 3. Ja siit me saame, et see on 4 miinus 8 pluss 3 võrdub miinus 1. Ehk haripunkt on meil 2 miinus 1. Ja nullkohad on x1 võrdub 3, x2 võrdub 1. Nii, ja nüüd te peate ka veel selle graafikule joonestama. Kõigepealt ma märgin ära siis punktid, mis me leidsime. Haripunkt H jääb meil siia, 2 miinus 1. Nullkohad on 3 ja 1. Nii, ja tegelikult ma siit juba näen, kui meil x on 0, siis y on 3 ja teame sümmeetria tõttu, et punktis 4 ta on samuti 3. Võite arutada rohkem punkte, aga minul nendest piisab ja siis ma joonistaksingi siia niimoodi. Ja alati märgime juurde, y võrdub x ruut miinus 4x pluss 3. Lineaarfunktsiooniga unustasingi märkida. Siia tuleks märkida y võrdub 3 miinus x. Et need tuleb ka juurde märkida. Ja nii, ja need on meil joonistatud siis. Ja viiruta joonisel kolmnurk ABH. Ja arvuta selle kolmnurga pindala. Nii, punkt A on meil siin. H on siin, B on siin. Ehk ma nüüd joonistan siia kolmnurga. Ja võt, siin on meie kolmnurk. Pindala arvutamiseks siis minu meelest väga keeruliselt tehtud, aga siia tegelikult tekib meil täisnurkne kolmnurk ja me saame arvutada siis kolmnurga pindala niimoodi, et me võtame AB korrutatud AH jagatud 2-ga. Nii, ja selle jaoks on meil vaja leida AB. AB leidmiseks, kuidas ma teeksin, on siis, et kui me teeme need siia sellise täisnurkse kolmnurga, siis me saame, et jällegi AB-ga on tegemist hüpotenuusiga ja kaatetid on 3 ja 3, ehk see on 3 ruudus pluss 3 ruudus võrdub ruutjuur 18, võrdub 3 ruutjuur 2, siis ühikut. Nii, ja AH me saame arvutada, kuna me näeme, et ma üritan siin välja joonistada, et põhimõtteliselt meil see kolmnurk tuleb siin niimoodi. Joonistan välja, siin on tegelikult näha, et see kolmnurk, kui me zoomiksime sisse nende ruudukeste peale, siis me näeme, et ma kirjutan siia ära, kas teil on äkki parem jälgida. Et AH-d leida, kuna ta on põhimõtteliselt selle ühikruudu diagonaal, siis see on jälle Pythagorasega arvutades, kui me võtame täisnurgaks siia, on 1 ruudus pluss 1 ruudus võrdub siis ruutjuur 2 ühikut. Ja siit ongi, et ma arvan, et te peaksite ära nägema, et
ta on täisnurga all just nende ühikruutude järgi. Et ta kuna ta läheb täpselt diagonaalis, nagu ta on mõlema nende ühikruudu diagonaal, siis teoorias ühikruudu nurk on ju 90 kraadi ja ta teeb täpselt selle keskelt pooleks, et te peaksite teadma, et siia jääb nagu 45 ja samuti alla ja sellega te teate, et tegemist on täisnurkse kolmnurgaga. Aga selleks peate väga hea joonise tegema jällegi, et see kõik toimiks, nii et minul siin iPadis ei ole nii hea, aga harilikuga on tegelikult natuke parem. Ja siis te näeksite ära ka, et see on täisnurkne kolmnurk. Ja siis me pindala arvutamiseks teeksime 3 ruutjuur 2 korda ruutjuur 2 jagatud 2-ga. Need anduvad välja ja me saame, et see on 3 ühik ruudus. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Ja ülesanne 7. On antud võrdse ruumalaga kuup ja ristahukas. Kuubi servapikkus on A sentimeetrit. Ristahuka üks põhiserv on kuubiservast 2 korda pikem ja teine põhiserv on kuubiservast 2 sentimeetri võrra lühem. Ristahuka põhjapindala on kuubi põhjapindalast 21 ruutsentimeetri võrra suurem. Arvuta kuubi servapikkus A ja ristahuka põhiservade pikkused. Nii, ma võtsin siia siis kuubi ja ristahuka ette, et meil oleks parem visualiseerida. Aga kuubiga on tegemist, et kõik on A-d. Nii. Kuidas ma siis tähistan? Ma tähistan praegu lühema põhiserva B ristahukkal, pikema põhiserva C ja kõrguse tähistan H. Nii, ja mis meil, me teame, et V kuup on siis põhjapindala, tegelikult kuubipindala on siis A ruudus kuubis või siis tegelikult põhjapindala korda A, aga põhjapindala on just A korda A. Ja V ristahukas on siis meil põhjapindala korda kõrgus või siis B korda C korda H. Nii. Mis meil antud on? Ristahuka üks põhiserv on kuubiservast 2 korda pikem. Nii et me näeme, et C võrdub 2 A-d ja teine põhiserv on kuubiservast 2 sentimeetri võrra lühem. B võrdub A miinus 2. Ja meil on veel öeldud, et ristahuka põhjapindala on kuubi põhjapindalast 21 sentimeetri, ruutsentimeetri võrra suure. Ehk SB ristahukas miinus SB kuup võrdub 21. Nii, ristahuka põhjapindala on C korda B ja kuubi põhjapindala on A ruut võrdub 21. Nii, ja nüüd on meil kõik teada, aga me peame asetama siis need, mis me siin leidsime, siia võrrandisse. Ja teemegi seda. C on siis 2A ja B on A miinus 2 miinus A ruut võrdub 21. Ja nüüd me näeme, et meil ongi ainult A-d ja me saame arvutada A väärtuse välja. Ehk meil jääb 2A ruut miinus 4A miinus A ruut võrdub 21 ja tuleb vana hea ruutvõrrand. A ruut miinus 4A miinus 21 võrdub 0. Arvutame siis välja, mis siit tuleb. Nagu ikka on 4 pluss miinus ruutjuur 16 pluss 84 jagatud 2-ga. Me siit näeme, et see on ruutjuure alla tuleb 100 ehk siia jääb 10 jagatud 2-ga. Nii et esimene variant on, et meil A on 1 on 14 kahendikku või siis 7. Teine variant on, et meil on 4 miinus 10 jagatud 2-ga võrdub siis miinus 6 kahendikku võrdub miinus 3, aga negatiivne A külje pikkus ei ole loogiline. Nii et meil on A ehk siis kuubiserv 7 sentimeetrit, panen ka siia juurde. A võrdub 7 sentimeetrit. Vaatame, mis on siis ristahuka põhiservade pikkused. C võrdus siis 2A võrdub 14 sentimeetrit ja B võrdub A miinus 2 võrdub 7 miinus 2 võrdub 5 sentimeetrit. Ja sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. Ja nüüd on vaja arvutada ristahuka kõrgus. Meil on teada, et need on võrdsete ruumaladega ja sealt me saamegi kõrguse. Ehk ehk VK võrdub VR ehk A kuup võrdub BCH. Nii, ja meil on sükene seis. Ja siit me saame, et H võrdub A kuubis
jagatud BC. A kuubis on meil siis 7 kuubis jagatud 14 korda 5 ja vaatame, mis see teeb meile. Võrdub siis 4,9 sentimeetrit ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Aitäh, et vaatasid järjekordset Mata Mentori videot. Ma loodan, et see video tuli sulle kasuks. Jäta siia video alla kommentaare, et mis ma võiksin veel teha, mis eksamid teid huvitavad, mis teemad teid huvitavad. Aga egas midagi, loodan, et oli abiks ja olge mõnusad. Ära stress.